See on ohtlik, see kahekesi, ma ütlen veel. Tore abikaasa on püksid jalga saanud. Vaata seda. Mida? Meil oli täna just ärev hommik. Me arvasime, et Villu on kadunud sellepärast, et ei olnud teiste kanadega koos. Ja otsisime ja Margo läks kanala. Ta on nagu nurga taga ja seal on meil üllatus. Villukene, no tere. Tere, kallis. Näita, mis sul on. Näita neile, Kermo! Kuigi kui kana niimoodi tahab pesas istuda, siis ta tahab hakata hauduma. Aga näed, seal paistab muna. Meie esimene muna. Villu, sa oled nii tubli. Kas sa tahad tõesti seda esimest muna hauduma hakata või? See küll hea ei ole. No see on küll super üllatus täna. Näed, meie esimene muna ja kohe hakkab hauduma. Ja see kanad on jumala märjad. Ei ole mingisugust õues olemist enam. Ma võtaks kohvi, kallis. Mis sa teed ja kus sa oled? Ja mis oks? Ja vaatad, kõige all ei ole. Võta koerad ära, Jeesus Kristus. Ära tule siia. Ma üritan aru saada, mida sa saed. Näe, see terve asi kukub alla. Siit kohast. See oks on ju. No see oks kukub alla. See pole nii lihtne. Mida see ei ole? Noh. Kui suur oks siis nüüd? See. Ei, sa saad sellega pihta praegu ju? Ei, ma ei saa midagi praegu. Ma saan ju aru, kui ta tulema hakkab. No, nüüd tuleb. No, las tuleb. Hoppadi! Noh, väga hea. No nii, ja nüüd me oleme jõudnud Türile. Me lähme kuhu? Türi kalapoodi. Kalastuspoodi oli. Muide, sa otsisid vale asja. See on kalastuspood, mitte kalapood. Kalapood on see, kus kohas müüakse räime ja angerjat, aga seal on siis kala püüdmiseks tarvikud. Homme on Paulil siis esimene Kala õpetamiskursus. Kala püüdmisõpetuse kursus. Kala püüdmise õpetamise kursus. Et meile tulevad 2 poissi, enam-vähem vist Pauli panused, lähevad, vaatavad, kuidas on kala püüda. Paul pani, õigemini mina jagasin ühte Pauli TikToki, siis meil kohe näkkas. Kohe olid huvilised. Ma arvan, et see võiks olla väga äge asi, mida Indreku talus pakkuda sellist lahedat teenust ja eriti kiht, kui seda teeb 13-aastane poiss. Ma teadsin su panust eelmine kord, ütlesin kogemata 12. Ka või? Aga ühesõnaga lähme otsime selle poe ülesse, mis on natuke ära peidetud, et lähme vaatame, kas me leiame ülesse. Tundub, et oleme õiges kohas. Mis asi see on? Kumilant. Kergemat on midagi sukest. Siis vaatame kohe. Ja kerge on ja 30 € on. Ta katsu proovi. Me su uksest no nii, kas sa said kõik, mis sa tahtsid või? Jaa. See on kõik, mis tahtsin ja veelgi rohkem. Valmis. Okei, tore. Issand, kallis inimene. Kui sa elad metslasega koos, siis on iga päev üllatus. Emme, sa hoiad neid, siis sa ei saa filmida. Karpi ka, teete, mis kala on karp või? Suure suuga kala. Täna proovime saada ahvenat, selle ahvenamisärjega haugi. See on see kahv, on siis kui mingi haug või see võtab. Muidu kui sa ilma selleta proovid tõmmata, siis võib minna rits katki või suure tõenäosusega tamiil katki. Tamiil on see nöör, mis on seal peal, vaata. No ema süda on ikka uhkus täis. Poja on väga tubli seal. Ma ainult loodan, et ilm ei ole kõige parem. Tuuline natukene, nii palju kui ma Pauli kalamehe juttudest olen aru saanud.
natuke võiks midagi saada, siis oleks see päev vähe rõõmsam. Eks kalamehe ja kalapüüdmise juures ongi see toiming ise ka mingisugust rõõmu pakkuv. Poisid on umbes 3 tundi siin kalal ja minu ülesanne on siis nende emasid lõbustada, et lähme käime vist jalutame korra taliteel ja äkki siis mekutame natuke Eesti veini. Midagi tahaks siis külalistele pakkuda. Ma arvan, et kas ma sellest veinist üldse rääkinud olen? See on Uue-Saaluse Epagüdoonia vahuvein, see on mul alati üks selline hea lemmik, aga ega ma sellest vist rääkinud ei olegi, nii et teeme ära. No, kuidas teil läheb siin? Oi, kui tore, abikaasa on püksid jalga saanud. Mulle meeldib, et neiud joovad siin Pärnaia teed. Ei ole, tegu ei ole alkoholi kuritarvitajatega. Ühesõnaga on meil siis selline ilus pühapäev, kus me tahame enne matkala minekut lüüa klaase kokku ja tunda elust rõõmu ja sellest, et lastel oleks kalaõnne. Uue-Saaluse veinitalu Epagüdoonia vahuvein on meil üks kõige rohkem tarbitud Eesti vahuveinidest, sellepärast et see on väga hästi sobib toiduga ja ta on selline, et kui sul tuleb prouad tulevad, kes tahaks natuke magusamat ja samal ajal on siis võib-olla sellised šampanja lembelised, kes tahavad just kuivemat, siis ta on täpselt selline, mõlemad saavad juua. Pluss ta sobib ülihästi toidu kõrvale. Epagüdoonia annab talle sellise hästi mõnusa happe. See tuleb mul lihtsalt see slaavi verest. See vein on meil Raba restos esimene käik tavaliselt. Oho. Ma ärgasin neil veel mingid väljad ja Ühesõnaga väga hea vein on. Tubli tööjõud, nutikas ja tugev. Meil on vaja perenaist ja siis tegelikult olekski vaja sellist aedlik õuetöö tegija. Ma ei ole hetkel seal tööturul veel saadaval. Eesti kalleim katlakütja. Teine. See? Jah. Nii. Väga ilus. Liisa, sina keera ennast. Kõik oleks salvestatud. Sa ussa oled ka siin näinud või? Mitte kunagi. Oo! Idüll! Ikka sõbraga käid vikerkaare all ja Kiriku onakesed. Vodavčiks, jah. Tiri. Kui on võetud, ma usun, et on ära võetud. Täitsa peidus on siin veerenud kuskile. Oi, issand, ilus on olla oma mantliga siin kanasitases. See on suve alles. Suemunakene. See oli see villukuju. Tere hommikust. Meil on Indrekul olnud väga-väga kõva öökülm. Lehed lihtsalt kukuvad alla. Kõik on härmas, ma näitan. Ja meil juhtus selline asi, et Roosi oli õues, sest nad eile kaklesid. Roosi jäi teistest välja. Me ise läksime salajuttudele ja tüpsukene on nii õnnet tunneb välja. Tukene rääbakas kukake. See kullake. Tule, ma annan sulle ussikest. Loodan, et väheke proteiini annab jõu tagasi. Joo, tubli oled. Muidu nad armastavad kuskil päikse käes ennast soojendada, aga päike veel ei paista hoovi ühtegi kohta, nii et tal oleks seal hea ja mõnus olla. Nii, seda on munakest näha. See on Elisabethi muna. Meil on natuke erinev kuju mõlemil. Teie kus teil? Eilsest jäänud. See kahjuks ei... Ma väga tänan. Lase lõngst ära, palun. Lõpeta. Nii, täna meil on väga-väga kiire tööpäev. Meil on pulmamessiks ettevalmistamine. Homme lähme pulmamessile. Siis täna on meil õhtusöök. See seltskond, kes võitis selle sügisese loosi, tuleb täna. Ja lisaks on meil üks proovipäevaline. Hakkame kuskilt otsast pihta ja küll saab kõik tehtud. Nii. Siin meil on nüüd homse pulmamessi ettevalmistus, kus Birgit valmistab meile display, meie messiboks, kuhu tuleb kõik kaunis valge ja siis tulevad sellised inglitiivad. Ja teine asi, mis on siis meie pulmaboksi uhke ehe, kelle pulmakleidid nüüd on. Kes on Eestis see inimene, kes kandis oma ühel pulmapäeval kõike 4? Ei ole vist raske arvata. Aga siis varsti tuleme uuesti, vaatame, kuidas oleme jõudnud.
nii, Mari on siin. Mari on siis seda monteerinud ja teinud logo meile. Kui äge, Mari on nii tubli, nagu täiesti fantastiline. Nii, ja nüüd me hakkame hindama. Ma tegin hindamiskategooriad ja vaatame siis, kuidas Mari hindaks. Mari editis terve ühe vlogi osa ja tegi thumbnaili. Ja kui uhke sa arvad, et ma olen? Lihtsalt minu mammu. Millega sa tegeled? Mulle meeldib, kui laps kasutab elulisi asju Lego klotsidena. Emme filmimine on ju töö. Jah. No võta. Ma oleks üle ju ajalt seisaks ka, ma Võta palun, ma ei jaksa. See võib-olla kukkus sul pähe. Ah. Kui sa hästi hoiad, siis ei kuku. No. Nii, hoiad. Jaa. Jookse, et ma jookse. Päästa ennast. Las laps jääb alla või? Kas sa lased selle kukkuda ka või? Jah. Ja muidugi see kõige parem osa on torn. Sorry. Uus TikToker on sündinud või? Jep. Pean näitma sulle seda videot. Kõik asjad, mida saab teha pudelikastidega. Näiteks või hoopis uhke tool jalatoega. Appi, kui äge. Muidugi ei saa unustada klassikalist doominat. Imeline. Ja muidugi see kõige parem osa on torn. Torn on põhjusega kõige parem asi, mida teha. See saab lõpus ümber lükata. Wow. Ja need on kõik asju, mida saate teha pudelikastidega. Väga lahe. See läks sul TikToki või? Jep. Super. Ma olen nii uhke endale. No ma ka. Ma nüüd ei pea puid laduma. Loomulikult pead. Oot, sa ei ole üldse ladunud või? Ei. Sa tundide kaupa oled õues tegelenud sellega. Tead, kui raske seda teha oli või? Ja muidugi, aga nüüd palju õnne, aga on ka puid vaja No, laduda. ma tegin tund aega tööd, siis ma puid ei Jah. laduma. Lapsed on õppinud emme pealt seda, et vlogimine on ka justkui töö. Aga võta näpust. Puud on ka vaja ära laduda. Jõudu! Kui midagi siin majas on kadunud, siis need on tavaliselt autovõtmed. Homseks pulmamessiks tuleb teha kaubik puhtaks, et me saaksime panna sinna raamid, asjad ja meil on kadunud pirukavõtmed. Seda rõõmu. Seal, kus käivad. Nii, täna oli nüüd see päev, kus mul oli nii palju toimetamist. Ma ei jõudnud tegelikult eriti palju filmida. Näete, mis meil siin on. Meil on tulemas ühe õhtusöögi loosi võitjad. Aitan neil siis veini valada ja Margole abiks olla. Palun ütle mulle, miks su nägu nii must on? Oh my god. Häbi vä? Häbi vä? Näita oma musta nägu. No mis värk on? Ma arvan, et mul on vabariigi tublimad lapsed. Mida? Mina rohkem ei tee. No, tee lapiga ka. Mul ei ole lappi, ma ei tee lapiga. Ma tegin mingi 6 tundi seda rõvedat videot. Rõvedat? See oli nii tore. Nii, mis see on? No karamelliseerin. Karamelliseerid porgandit. Täpselt nii. Sul tinkus praegu. Kuhu? Näed, siin Õnneks põrandale, jah. Nii, meie külalised saabusid. Avan teile värava. Palun. Väga ilusad külalised. Sinnapoole. Nii, härra vahetas isegi särju. Just on jumal põll ongi sellepärast ees. Okei, seda muidugi jah. Oi, kui ilus esimene käik. Väga toredad inimesed, nii et neil on lausa lust ja rõõm süüa teha. Issand, sa oled osav musi. No me oleme üldse väga osav perekond, nagu kõike peab tegema ja samal ajal filmima. Seal on vapendatud peet, kapsas, karamelliseeritud porgand ja seal on maapirni vahtan seal. Tõesti on ilus välja.
siin on meil siis, sa siis pead vaatama korraks, sest nad palusid medium plussi, on ju. Mediumi. Või pane kõik veel Tanile. Pane mulle mediumi. Lähebki. Näita mulle, kuidas. Ma ei tea, ma ikka tunnen, et natuke Väga hoidse see värvi pärast. ei metsi tegelikult enam, aga. Nii, räägi, mis asi siin on siis? Siin on nüüd need seened, mis jäid. Pearoast maha. See näeb tõesti üli chill välja, aga ma ei tahaks tuhksuhkurga seeni. Külalised on lahkunud, saate aru, nad koristasid isegi enda järgi laua ära. Nii et tasub teha loosi, kui sul on nii toredad külalised. Ei saa ära unustada, et meil on teine osakond veel siin. Vau. Pulmamessiks ettevalmistused käivad jätkuvalt. No ma tahaks küll siin vahel pilti teha. Birgit on terve päeva seda siin teinud. Mine siis sinna keskele korraks. No väga uhke, väga uhke. Kui päev on juba jõudnud nii kaugele, et on aeg lubada. Kell on juba peaaegu 2. Teeme klaasi, sai külmaks, mõnusalt. Väga mõnus. Kes sus pildi ka nüüd? Ja teikka pilt ka musta. Nii. Ma vastu olla, natuke väsinud on, aga siit on parem. Nii, Tulin, jah. Nagu peegelpilt. Mis te siin müüte? Pulmapidamise võimalust, biopaika, suurepärast kohta. Kõige paremat, kõige parem. Kõige ilusamat kohta. Absoluutselt. Tulime sööma. Meil on jalad, puusad, põlved, kõik osakond on nii haige. Seal ei olnud mitte kuskil istuda. Margo tuli vaatama, kuidas meil läheb ja lükkasime ta tanki ja nüüd me oleme siin Grotto. Väga haige koht, võtab lastega tulla siia, ma pole käinud. Duubel 1, 5. vlog Duubel 2. Ja täna on olnud väga väsitav päev, selle väga väsitava nädala otsa. Paljud käimisi oli terve nädal. Alustasime uue blogi sarjaga. Kõige siis lõppu veel üks pulmamess. Väga raske päev. Ja hommikul kell 6 ärkasime ja vakkisime asjad. Isegi teadsin ennem, et see raam sinna peale ei mahu, et kuidagi pean seal pirukal uksed lahti jätma. Sõitsime Tallinnasse piruka uksed tagant lahti. Ja need tiivad, mis... Tulge kõik! Tiivad, mis sinna olid siis justkui tehtud, need olid sealt lahtiselt mul raavi peal. Pidin niimoodi suhteliselt vaikselt sõitma. 87 siis leidsime selle kiiruse, tuli siis teise autoga taga, et aru saada, kas need tiivad lähevad sealt lendu tagant või ei lähe tuule. Saime teada, et meie auto võtab ainult 4,4 liitrit 100-le. Aga pulmamess oli ju väga tore. Ütleme, et päev oli raske, aga tegelikult oli äge kõikide nende inimestega suhelda. Alati nii, et tead, et see on raske, aga lõpuks on hea tunne. No see pidi olema 9 aastat tagasi. 9 aastat tagasi, kui käisime esimest korda Vihula mõisas pulmamessil, kus meil siis silm säras. Äge mess oli ka sellepärast, et seal oli... Pärast oli pidu ja meil oligi ju 7 pulma oli vist juba järgmisel aastal, jah. Nii et see pulmamess on väga produktiivne üldiselt. Aga see aasta meil tuleb rohkem. Mina ikka mõtlen suuremalt, alati ületa enda ootusi. Minul on 10, minul on plaan 10. Jaa, aga tänapäeval on kõik asjad on väiksemad ja kõik asju on vähem. Et kui me 7 ära teeme, siis mina ütlen, et on 7, et see on hea pakkumine. Me võime vabalt selle peale nii-öelda vihla vedada, et... Meil on juba jaanuaris, üks pulm on juba jaanuaris. Nii et mina jään kindlasti 10 juurde. Peame sinna midagi sinna jälle vahele panema. Ja tavalisena? Paneme sinna tavalise asja vahele. 10. 7.